jõulud on ju kohe-kohe ukse ees ning ma ei tea, kas teie juba mõtlete, aga mina küll mõtlen, millist jumestust endale sellel jõuludel teha. Ma näitangi teile ühte kihvti jõulujumestust, sellist kerget jõulujumestust. Põhja tegin ma juba endale ära, sellepärast põhi on nagu põhi ikka. Aga mida võib nüüd natukese rohkem lisada, on ju sära, natuke võib särada rohkem näost. Alustame siis. Kõigepealt kasutan ma Lililolo silmameigi aluskreemi ning nagu näha, ta on hästi palju päevi näinud, aga veel natukene on. Järgmiseks otsi üles endale üks heleda pruun toon ja mina võtan siis Morphe paletist endale selle pruuni. Ja nagu ikka alustan ma koopaluu rõhutamisest. Ehk siis panen pintsli siia keskele ja hakkan niimoodi edasi-tagasi liigutust tegema. Kõige tumedam osa jääb siia keskele tahapoole ja mida ettepoole. See rohkem sa hakkad lihtsalt seda värvi edasi hajutama, et ta jääks selline pehme. Aga oluline see, et sa liiga siis kulmule lähedale ei läheks. Kindlasti vaatasid, et mu palett on üpris selline must, siis kui te oskate mulle öelda, kuidas palette hoida niimoodi, et nad ei läheks see lauväär nii palju laiali, siis palun andke mulle see info, sellepärast, et lihtsalt need lauvääri paletid näevad vahepeal nii kohutavad välja. Ma üritan neid kogu aeg puhastada, aga ikka lähevad see lauväär seal laiali. Kui sa arvad, et see pruun toon on liiga hele, siis palun väga, võid valida ka tumedamat pruuni. Kuid järgmiseks hakkame me valima natukene heledamat sellist ja see võiks ka natukese läikida, aga mitte palju. Nüüd me võtame ette oma liikuva lau ja selleks ma kasutan ühte Lililolo paletti ja ma võtan siit sellist tooni, see on hästi selline õrn sädelus. Võtan siia pintsli ühele poolele ja lihtsalt tupsutan liikuvale laule. Ja ka kindlasti siia nurka. Mida heledamaid toone kasutada, see lihtsam on silmameiki teha. Nii et kui sa oled algaja ja pole endale väga palju silmameiki ise teinud, siis kindlasti ära vali kohe kõige tumedamaid, vaid pigem alustagi heledatest. Kui sul on mingit hästi sädelust või valget lauvärvimisest, seda siis võid seda siia nurka panna. Järgmiseks tuleb kõige kohutavam asi teie jaoks ja selleks on lainer ja seekord me ei tee lainerit musta, vaid hoopis punast. Teil võib selleks olla näiteks mingi punane siis kreemes lauvärv või võite kasutada mingit suprat või ükskõik, mis teil on, mida te saaksite punast kasutada. Lisaks te võite ka teha, kui teil on näiteks valget lainerit ning lihtsalt punase lauvärviga üle tupsutada. Aga minul on olemas supra punane, ma teen sellega ning siis on mul ka üks selline hästi kena sädelus lauvärv. Silmalainerit on väga hea teha just sellise pintsliga, mis läheb natuke niimoodi kokku. See on juba natuke päevi näinud, aga selline nurkes on kõige parem siis laineri tegemiseks. Aga alustame ühest silmast ning hakkame siis vaikselt ripsmäärt seda värvi peale kandma. Ja mul on alati siis pintsli ots suunaga silma sisenurga poole. Ja loomulikult teeme selle vingi ka siia. See ei pea üldse pikk olema. Nüüd, kui ma võtan seda lauvärvi punast, ideaalis ta võiks sädeleda, siis ma panen siia alla endale
ühe kihi, natukene siis puudrit lihtsalt õrnalt sama pintsli peale. Ja juba näed, hakkab pudisema. Ja nagu näha, siis see ei jää siia külge, aga ma panen uuesti natukene tugevama kihi, sest et see ikka korralikult pudises, nii et ja ma panen natuke nagu siia poole ka ja siia ta pudises mulle siia ka. Me võtame kuldse ja selleks võib olla näiteks mingi kuldne pliiats. Ja seda kuldset pliiatsit me paneme siia silma alla. Võta tühi pintsel ning hajutame selle lihtsalt ära, et oleks ka siin all pehme. Värviga ripsen ning soovi korral võib seda valget siis sädelust veel siia panna või highlighterit, midagi, mis hästi särab, mis teil kõige säravam toode on kodus, selle võib siin nurka panna. Ning soovi korral muidugi lisage ka kunstripsud. Ja huuled võiksid olla punased. Nii, aga selline kerge jõulujumestus ongi tehtud. On lihtsalt natuke punast, natuke kuldset, täpselt seda, mida jõuluks vaja on. Loodan, et teile meeldis see video, kõik saite mingi kasulikku nippi ning äkki teete täpselt sellise ägeda punase laineri seekord jõuludeks. Järgmise korrani!